Testised ehk munandid on loomade isassuguorganid. Nende peamine ülesanne on toota seemnerakke ning suguhormoone. Sisemine tugev sidekoeline kest jagab munandid segmentideks. Iga segment sisaldab tihedalt kokku pakitud seemnetorukesi. Seemnetorukeste seintes asuvad idurakud, millest arenevad seemnerakud. Siit vabanevad seemnerakud küpsevad mööda seemnetoru liikudes. Ilvesel peavad viljastumiseks seemnerakud emaslooma suguteedesse jõudma. See toimub paaritumise käigus, kus peenis sisestatakse vagiinasse. Isase suguteedest vabanevad seemnerakud sisenevad vagiinast emakasuudme kaudu emakasse ning liiguvad läbi kogu emaka, et jõuda emaslooma munajuhas paikneva munarakuni. Ilvesel viljastub tavaliselt mitu munarakku korraga. Viljastumine toimub emaslooma munajuha laiendatud osas. Munarakuni võivad jõuda paljud seemnerakud, kuid enamasti viljastab munaraku vaid üks seemnerakk. Seemneraku peas olev tuum siseneb läbi membraani munarakku ning ühineb seal paikneva tuumaga. Uus elu saab alguse. Tolmukad on õieosad, kus õistaim toodab tolmuterasid ehk õietolmu. Tolmukas koosneb enamasti tolmukaniidist ja tolmukapeast. Tolmuka peal on kaks osa, mida nimetatakse tolmukottideks. Siin arenevadki tolmuterad. Tolmutera eellasrakust tekib 4 tolmutera, mis on üksteisest eraldatud tugeva kestaga. Tolmutera sees arenevad tolmutoru eellasrakk ning seemneraku eellasrakk. Kui tolmuterad peavad jõudma ühest õiest teise, on neil tavaliselt abi vaja. Enamiku õistaimi tolmeldavad loomad. Laukapuu tolmuteri viivad ühest õiest teise peamiselt mesilased. Kui tolmutera jõuab emakasuudmele, areneb tolmutoru eellasrakust tolmutoru. See hakkab kasvama emaka alaosas oleva sigimiku suunas. Alles seejärel areneb seemneraku eellasrakust 2 seemnerakku. Tolmutoru tipp koos 2 küpse seemnerakuga siseneb emaka alaosas asuvasse sigimikku. Üks seemnerakkudest viljastab munaraku, teine aga ühineb sigimikus oleva keskrakuga ja arenema hakkab seeme. Viljastatud munarakk paneb aluse idule ja keskrakk seemne toiduvarule. Idust areneb uus taim. Seda kahekordse viljastumise protsessi nimetatakse kaheliviljastumiseks.